Tšau! Kui sina oled andnud uue aastal lubaduse, et uuel aastal kavatsed olla sa sportlikum, tervislikum ja võib-olla isegi mõnda spordiklubi külastada ja oled avastanud, et juba on käes näiteks 5. jaanuar või midagi enamat ja et sul ei ole mitte midagi selga panna ja sa oled liiga paks selleks, et minna spordiklubisse, siis mul on sulle üks uudis. Näiteks Spartas on väga suured uksed ja need suured uksed käivad isegi lahti. Nii et sa võid praktiliselt isegi veokiga sisse tulla, kui sa ise nagu ära ei mahu või ise ei suuda ukse vahelt sisse tulla. Siis veokiga võid sa ka tulla ja tegelikult on niimoodi, et spordiklubis kedagi ei koti, mis su seljas on, niikaua kui sul midagi seljas on. Ausalt. Enamus inimesi ajab seal oma asju ja telefoniga teevad selfiesi ka inimesed, keda huvitavad ainult nende iseenda peegelpilt. Ja neil ei ole aega nähagi seda, kui valesti või kõvasti sa midagi teed. Spordiklubis on jõusaali nii-öelda valvur, eks ole, või treener, eks ole, siuke treener, kes seal vaatab, et keegi ennast otseselt nagu ära ei tapaks, eks ole, et mingi, ma ei tea, keegi kangi alla ei jääks või et kui sa absoluutselt ei tea, mida teha, siis ta niimoodi sõbralikult tuleb su juurde, niimoodi vaikselt nagu haldes, eks ole, paneb sulle võib-olla halvemal juhul paneb käe õla peale, ilmselt ei tee isegi mitte seda, ja siis annab sulle viisakalt nõu. Ja sa ei peagi võtma enda krediitkaarti välja ja riputama seda tema nina all. Selle eest, et ta sulle midagi ilusat ütles või vähem ilusat. Ilmselt ikkagi ilusat. Tegelikult annab sulle lihtsalt nõu, mida näiteks selle masinaga peale hakata. Või siis, kui sa mõtled, et sa ei tea tõesti, kuidas need masinad värgid käivad ja sa ei julge minna selle onu juurde, kellel on suured musklid või selle tädi juurde, kes näeb ilge nunnu välja, mis siis, et on sportlikud riides ja olnud näiteks juba mitu tundi higistavate inimeste keskel, siis nende aparaatide peal on nagu olemas need start ja stopp ja värgid ka. Ja mõtle tegelikult, kui sa ronid jooksulindi peale ja sa ei tea, kuidas seda seisma panna, siis see on ju tegelikult ainult positiivne. Või ei või? Tegelikult on see stopp-nurk ka, nupp ka, aga okei. Tegelikult on lihtsalt see, et nali naljaks ja ma võin siin ajada täiesti nagu mingit lolli juttu suust välja, aga tegelikult tõesti nii, et kedagi ei koti, kui sa kõiki asju õigesti ei tee. Ja inimesed ei ole seal vaatamas seda, kui õigesti või valesti sa teed või kui paks või peenike sa oled. Enamus inimesi, kui mitte kõik inimesed, on seal selleks, et saada paremasse füüsilisse vormi. Ja alati on tore uusi inimesi näha ja alati on tore, kui sul on eesmärk ja sul tekivad uued toredad tutvused selle asemel, et näiteks reede õhtu minna hollikasse ilgelt jooma, või Venusesse mingisuguseid linnukesi taga ajama. Nagu meil jõusaalis on ka mõned linnud, aga vähemalt need linnud oskavad kangi tõsta. Jep. Ja kõik ei ole ainult ilusad, aga lollid. Mõned on lollid ja ilusad ka. Okei, igatahes. See, et pole midagi selga panna, on bullshit, midagi on sul ikkagi selga panna. See, et sa oled liiga paks, sa ei ole liiga paks. Kaal ei defineeri sind, ma kaalun ilgelt ja ma ei näe väga ilge välja, eks. Ja mis iganes, kui sul on vaja julgust koguda, mis iganes, ma ei tea, kirjuta mulle. Ma olen üsna tihti Spartas ja ma võin sulle aidata ukse vahelt sisse tulla ja vaadata, ma ei tea, Aderile otsa või koos otsida seda stopi nuppu trenasööri peal, eks. Et tegelikult juba ukse vahelt sisse tulek on lahe ja sa ei peagi spordiklubisse minema, sa võid ka lihtsalt jalutama minna. Kuule, come on. Kui sa lähed osad kõnniteed on juba sellised, et lumi on nii paksult maha sadanud, et see sumpamine on juba keskmise eestlase jaoks kardio, on ju. Nii et jah, sa saad sellega hakkama ja sul ei ole tegelikult selleks uusaasta lubadusi. Sest need tavaliselt kestavad jõusaali näite puhul mingi pool aastat või? Osad inimesed õnneks lähevad siis, kui ilmad soojemaks lähevad ja jää ära suleb, lähevad jooksma selle eest, et see nagu väga masendav ei ole, eks ole. Päris ära ei kao, aga tõesti. Täna on 7. jaanuar, hetkel praegu on 7. jaanuar, et suvase 1. Come on, tule trenni, teeme midagi koos, eks.
meil on väga toredaid, lahedaid inimesi ja ole tugev. Liiguta ennast. Saadan sulle armastust. Armastus on ka liigutamine, ausõna. Ma kuskilt lugesin seda. Tšau, ole tubli.